tere, armsad, ilusat kolmapäeva. Ma just häälestasin hetke sõnumile ja sellele, mis sõnum tahaks läbi tulla. Ma kogu aeg siin ühe silmaga jälgin seda küünalt, ta siin veits tujutseb. Ja küsisin, miks ta tujutseb, mis see on. Ühesõnaga, alati kui mul see küünal seal tujutsema hakkab, tantsima hakkab, siit tuli enne ka musta suitsu välja, siis ma loen seda kui sõnumit teispoolsusest. Ja ka selle nädala sõnumis ma panin, et teemaks tulevad esivanematega seotud lahendamata probleemid või siis just vastupidi, lahendatud probleemid ja oled valmis saama kingitusi. Et igal juhul esivanematega seotud temaatika. Ja kui ma ütlen esivanemad, siis ma ei mõtle siin kunagi ainult vereliini. Ma mõtlen siin ka sinu hingeliini. Sinu esivanemate alla kuuluvad ka sinu hingepere ja see, kus sa hingetasandilt tuled. Aga mul siiski on tunne, et praegu pigem on fokusseeritud see sõnum. Okei, mulle öeldakse nii ja naa, et ma ei saa siia selget joont tõmmata, kas on vereliin või on hingeliin. Aga mingisugune oluline sõnum siit tahab läbi tulla. Ma võtsin siit appi ka ühed teised kaardid, mida ma ei ole siin ammu kasutanud küll, aga eralugemistel olen neid kaarte kasutanud. Ja ma küsin niimoodi, et mis sõnumit meie esivanemad tahavad edasi anda meile. Mulle isegi tundub, et siia esivanemate alla kuuluvad meil hüperborea tegelased. Mul üks kaart siin juba hüppas. Et me oleme rahvana väga-väga pika minevikuga. Me oleme harjunud kutsuma ennast orjarahvaks või siis talupojarahvaks. Aga tegelikult me eestlastena oleme pärit väga kõrgsageduslikest olenditest ehk siis hüperborealastest. Ja hüperborealased olid 5-dimensionaalsed olendid, kes siin Põhjamaadel elasid ja arvatakse olevat selle keskuseks just siin kuskil Eesti kohal ehk siis selle keskpaik. Ja eestlastena me suures osas nendest pärineme ja hüperborea iidsed tarkused, iidsed koodid on meie süsteemis alles magaval kujul, vaikselt igas ühes meis need ärkavad ja nii-öelda need iidsed teadmised, kõrgsageduslik eksistentsi olemus meis tasapisi sammhaaval on ärkamas, igal ühel erinevas etapis. Ja mul on tunne, et praegu siit see sõnum tahab nendelt läbi tulla, mis nad ütlevad, et sa sündisid siia, et areneda ja kasvada. Väga oluline on kogeda raskeid aegu. Need on hetked, mis kasvatavad sind enim. Pilve taga paistab alati päike. Ole uhke enda teekonna üle. Me kogu aeg fokusseerime tulevikule, me kogu aeg fokusseerime sellele, et tahame midagi paremini saada, tahame midagi enamat saada. Aga vaata korraks tagasi, kust sa oled tulnud, kui palju sa oled teinud, kui palju sa oled näinud, kui palju sa juba tegelikult oled saavutanud. Kui sa võtad 5-6 aastat tagasi, kas sa oleks ette kujutanud üldse, et sa oleksid endaga siin maal, kus sa praegu oled. Et selline enda edusammude väärtustamine on ka hästi-hästi oluline, et ei pea kogu aeg püüdma edasi pürgima. Korraks on okei ka ennast kiita ja märgata ja tunnustada seda, kui palju sa tegelikult oled teinud. Nii, mis nad meile veel öelda tahavad? Aksepteeri seda, kus sa praegu oled. Alles siis saad sa hakata edasi liikuma. Ole oma soovides hästi täpne.
see muudab meil, see aitab meil paremini aru saada sinust ja aitab universumil sind paremini aidata. Uksed avanevad ootamatult, ole valmis. Selleks, et saada edasi liikuma oma eluga, et saaks teha selle muudatuse või selle sammu, sa pead tulema täiesti kohalollu siia, kus sa oled ja aktsepteerima seda reaalsust, mis sul on. Ei saa ignoreerida, eemale lükata ega tõrjuda oma reaalsust, sellele tuleb ausalt otsa vaadata. Ja siis tekib sul ka selge arusaam ja selge visioon, mida oleks vaja muuta ja miks sa üldse oled jõudnud sellisesse kohta, kus sa oled jõudnud. Ja viimane sõnum siit pakist suunab sind rohkem iseendasse uskuma, et miks sa kahtled endas. Ja sõnum on selline, et kui sa istutad seemne mulda, siis sa ju ei kaeva seda iga natukese aja tagant välja, et vaadata, kas see on kasvanud. Sa tead, et see seeme läheb seal mullas idanema, sa usaldad seda, sest selline on loodusseadus, eks ole. Ja kui seeme ei lähe idanema, seal ei hakka kasvama, siis tuleb selles mullastikus midagi muuta, aga pointless on seda seemet seal kogu aeg välja kaevata. Seega, miks sa kahtled kogu aeg? Miks sa ei usalda? Mis on sinu need? Miks sa kahtled oma töös ja oma otsustes? Lihtsalt kasta oma seemneid. Vot. Nii, aga ma tõmban meile siit sõnumit veel, enne kui ma taro juurde lähen. Ma tõmban siin kuldajastu kaarte, sest hüperborealased on need, kes meid suuresti ka assisteerivad kuldajastusse astuma. Ja need kuldajastu, või tähendab hüperborea koodid on need, mis meis tahavad tärgata ja uuesti loomisesse tulla. Vaatame, mis sõnumid hüperborealased meile siia hetkesse annavad, saadavad, mida me peaksime teadma. Vikerkaare portaal. Hästi kõnekas kaart minu jaoks tegelikult, ma võtan korraks siin selle raamatuga appi, millega minule Vikerkaare portaal seostub, on, kui keegi on kuulnud sellist väljendit nagu Rainbow Bridge, Vikerkaare sild, ehk siis see on sild, millega siis maavälised ja galaktiline föderatsioon tegelevad, et sild erinevate dimensioonide vahel, mis aitab erinevatel dimensioonidel üksteisega suhelda. Et praegu meie 3. dimensioon, see dimensioon, kus meie eksisteerime, on justkui ülejäänud süsteemidest välja lõigatud. Ja selle Vikerkaare silla ehitamise nimel siinsed valgustöötajad ja galaktiline föderatsioon tegelevad, et tekiks meie kõigi vahel ühendus nii meil omavahel kui ka erinevate galaktikate, erinevate universumite, sest universumeid on ka mitmeid, ja erinevate dimensioonide vahel tekiks ühendus ja tekiks täielik ühtsus. Ja selleks, et saaks üle lõpmatuse see ühtsus tekkida, peab see ühtsus tekkima meie sees. Nagu ülal, nõnda all, nagu all, nõnda ülal. Ja mis see kaart veel ütleb? Aeg on oma unistusi hakata realiseerima. Südame tasandil, mitte ego tasandil, vaid südame tasandil. Ego tasandil me jubedalt tahame midagi. Me õudselt tahame ja me oleme valmis vallutama ja minema üle laipade. Aga südame tasandil me teame. Me teame, et see unistus on meie. Me teame, et me oleme seda väärt. Ja need teod, mida me teeme oma unistuste saavutamiseks, tulevad läbi armastuse ja läbi mõistmise.
ja läbi ühtsuse. Et need unistused ei ole sellel tasandil, et kuidas ma seda sõnastan, ei ole kuidagi konkureerimise tasandil, ei ole vallutamise tasandil, ei ole koha kätte näitamise tasandil. Need on alati armastuse, ühtsuse ja sellise nagu võrdsuse tasandil. Ja mis see kaart ka veel julgustab sind unistama hästi suurelt. Unista suurelt, kasuta oma fantaasiat, sest fantaasia on võti sinu intuitsioonile. Ja selline natukene nagu julge olla oma unistustega pilve peal, sellise roosa pilve peal ja julge astuda nendest piirangutest välja, sest kui sa lubad endal minna sellisesse kergesse, naiivsesse, lapselikku olekusse, siis mis muutub sinu sagedusega? Sinu sagedus muutub ka kergemaks ja õhulisemaks ja kui sinu sagedus muutub kergemaks ja õhulisemaks, siis on suurem potentsiaal sinu unistustel täituda. Kui me oleme siin madalas, raskes sageduses, siis siin on hästi piiratud kõik. Kõik on hästi selline nagu kinni pigistatud ja seal ei ole ka unistustel ruumi. Võt. Nii, aga esivanemad tahavad ka rääkida. Selleks ma tahan võtta teised kaardid oma sahtlist välja, sest mul on nende jaoks alati mõeldud spetsiaalkaardid. Mis on see sõnum esivanemad siis meie vereliini pidi? Sõnum esivanematelt kollektiivile. On selline taju, et nad näitavad mingit väga suurt kollektiivset muutust, hingetasandi muutust. Ma olen sellest siin juba päris mitu päeva rääkinud. Ja nad kõik justkui nagu oleks valmis selleks, et muutus toimub ja nad kõik on valmis kinni püüdma. Mingi selline sõnum tuleb, et nad ei ole näinud planeet Maal sellist tasandite muutust enne. Ma ei tea. Nii. Sõnum esivanematelt kollektiivile. Sauade 8. Kiired liikumised. Sauade 8 sümboliseerib ka sõnumeid. Aga väga sellist kiiret ja edukat liikumist. Väga ilusa kasvu suunas, päikese suunas. Tuleb meil päikese kaart. Tundub, et läbi kuidagi sellise mul tuleb selline sõnum siit läbi praegu, et hästi oluline oleks väärtustada oma perekonda. Perekond ei pea olema alati vereliini pidi. Perekond võib olla ise moodustatud. Perekond võib olla hingepere. Et nad kuidagi suunavad sellisele väga kokkuhoidmisele, ühtsustundele, sellisele nagu community. Eesti keeles kommuun kõlab kuidagi natukene halvasti, aga selline mingit laadi kokkuhoidmine ja ühtekuuluvuse tunne läbi perekonna tunnetuse, et selline enam ei ole oluline vereliini tähtsustamine, vaid hingekuuluvus on oluline ja nad näitavad, et me hakkame järjest rohkem leidma seda kuuluvustunnet läbi hingetasandi, sest see on hoopis sügavam ja meile rohkem väärtust andev, et selleks, et jõuda selle hingepere nii-öelda kokku tulemiseni,
selleks on vaja minna enda sisse. See tuleb enda seest. Kõik tuleb enda seest. Ma alati räägin enda seest tuleb kogu aeg. See on see kõige klišeelikum vastus, millest kõigil on juba kopp ees. Kõik vastused on su enda sees, aga niimoodi on. Kui sa lähed hästi sügavale sisse iseendale, siis kõik sellised eksistentsiaalsed küsimused ja probleemid, nendele vastused sa leiad siit hingetasandilt oma südamest. Ja selline hingepere kokkutulemise aeg on alanud. Tuleb selline lause. Kodutunne saavutab uue tähenduse. Tasakaal ja ühendus saavutavad uue tähenduse. Ärkamisaeg. Mul tulevad nii tugevad sõnumid läbi praegu. Me ärkame täiesti uuele tasandile. Ja selleks väga paljude nii-öelda vereliini esivanemad joonduvad meie selja taha. Need justkui järjest ja järjest saadetakse iga inimese selja taha, sest see praegune üleminek ja praegune eesootav pööripäev muudab meil hingetasandil hästi palju. Ja selleks ongi meil vaja seda seljatagust. Mitte, et midagi halba juhtuks. Ma näen, et see on positiivne pööre, aga see võib olla lihtsalt niivõrd intensiivne. Ja sellepärast nad valmistuvadki meie selja taga võtma seda kaitserolli nii-öelda, et üleminek meile oleks võimalikult valutu. Sest ma olen varem ka rääkinud sellest, et kui me nii-öelda spirituaalselt kasvame ja spirituaalselt tõuseme sageduselt kõrgemale, siis meie kehade jaoks on see hästi raske, sest meie füüsiline keha on piiratud. Ja füüsilisel kehal on selliste kõikumistega raske toime tulla ja siis tekivad erinevad füüsilised ebamugavused ja emotsionaalsed sellised kõikumised ka. Ja sellepärast nad praegu kõik joonduvadki, et meil oleks võimalikult pehme ja valutu. Sest see liikumine edasi saab olema väga kiiresti mõõkate kuus. Ja varjust tuleb välja palju saladusi. Varjust tuleb välja palju saladusi, on selline sõnum. Ja poodud mees ütleb oota ja vaata. Et ära lase ennast mõjutada, vaata asju teise nurga alt. Kõik ei ole nii, nagu näib. Lihtsalt oota ja vaata. Ja siis tulevad varjud sealt peidust välja. Väga müstiline tunne jääb mul tänasest sõnumist. Aga tundub, et rohkem ei jagata. Side lõpp. Nii, ma tänan, kes mul siin informatsiooni jagasid ja loodan, et kuulaja, sina, vaataja, kes sa mul siin olid, said inspiratsiooni, said mõtteainet, said enesekindlust. Põnevat päeva jätku ja põnevat nädala jätku, ole tubli, tšau!